Mõte. Elu tragöödiaks pole surm, vaid kõik see, millel me laseme endist surra juba elamise ajal. Osutab sügavale eksistentsiaalsele tõele, mis puudutab inimese sisemist elu, unistusi ja potentsiaali. See lause keskendub mitte niivõrd füüsilisele surmale, vaid sellele, kuidas inimene võib oma elu jooksul kaotada elurõõmu ja eesmärgid ja kirgliku suhtumise ellu, elades justkui vaimses surmas. See mõte kannab endas hoiatust, et elamise tõeline tragöödia ei peitu mitte elu lõpus, vaid selles, kui inimene kaotab oma elujõu, loomingulisuse, kire ja sidemed iseenda tõelise olemusega juba elu elamise ajal. Esiteks, see lause puudutab meie sisemist maailma ja seda, kuidas me endaga suhestume. Elu jooksul võime kogeda mitmeid hetki, kus meie lootused ja unistused hakkavad tuhmuma. Igapäevane rutiin, kohustused ja välised nõudmised võivad viia selleni, et me kaotame sideme oma kire ja soovidega. Kui me laseme oma unistustel ja eesmärkidel ununeda või neid maha suruda, võime end leida olukorrast, kus elame küll füüsiliselt, aga emotsionaalselt oleme justkui surnud. Me kaotame kontakti oma tõelise olemusega ja sellega kaasneb tühjuse tunne. Teiseks, see lause viitab ka loovuse ja kire kahanemisele, mis võib elus tekkida. Paljud inimesed alustavad oma teekonda täis energiat ja ideid, kuid aja jooksul võib eluraskuste ja ühiskondlike ootuste tõttu see tuli kustuda. Me võime tunda, et peame vastama teiste ootustele, loobuma oma unistustest või tegema kompromisse, mis pärsivad meie loomingulisust ja eneseväljendust. Kui me loobume oma loovusest ja spontaansusest, võib meie elu tunduda ühetaoline ja igav. Ning see võibki olla tõeline tragöödia, mitte surm ise, vaid see, et elame ilma kireta. Kolmandaks juhib see mõte ka tähelepanu suhetele ja sellele, kuidas me suhestume ümbritseva maailmaga. Sageli võivad kibestumine, kahetsus ja negatiivsed kogemused panna meid endasse sulguma ja kaotama usku inimestesse ja armastusse. Kui me ei anna endale võimalust avatud südamega elada, võivad meie suhted muutuda pinnapealseteks ja me kaotame tõelise sideme teiste inimestega. Armastus, empaatia ja sidemed on elus olulised jõud, mis hoiavad meid elus nii sisemiselt kui ka välimiselt. Lisaks kõigele eelnevale räägib see lause ka eneseteostusest ja rahulolu leidmisest. Paljud inimesed töötavad kogu elu eesmärgiga saavutada väliseid tulemusi, karjäär, raha, staatus, kuid unustavad sageli, et tõeline rahulolu tuleb sisemisest kasvust ja eneseteostusest. Kui me ei kuula oma sisemist kutset ja ei püüa arendada oma oskusi ja andeid, võime jätta teostusvajaduse rahuldamata ja tunda, et midagi olulist on meie elust puudu. See rahulolematuse tunne on just ka vaikne vaimne surm, mis hakkab meid seestpoolt närima. Lõpuks tuletab see lause meile meelde, et elu tõeline väärtus seisneb selles, kuidas me elame ja milliseid tundeid, kogemusi ja suhtumisi me endas kanname. Elu tragöödia ei ole füüsiline surm, mis on loomulik ja vältimatu, vaid see, kui me elame terve oma elu ilma täielikult tundmata, ilma oma tõelist potentsiaali avastamata või ilma püüdmata realiseerida seda, mille jaoks me siia maailma tulime. Seega, see mõte kutsub meid üles elama kirglikumalt, tähendusrikkamalt ja julgemalt, mitte laskma endas hääbuda sellel, mis teeb meist unikaalsed ja elusad. Elu suurim tragöödia on kaotada elu mõte, olles ise veel füüsiliselt elus. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!